tere tulemast Eesti noortekirjanduse lehele. Käimas on noortekirjanduse kevade intervjuude sari ja täna on külas Anette Kruusmägi. Tere, Anette! Tere! Kas sina teadsid juba lapsena, et sa tahad kirjanikuks saada? Kindlasti ma juba kirjutasin lapsena, ma kirjutasin raamatuid kaustikutesse siis ja ka luuletusi. Aga kirjanikuks saamine oli võib-olla selline liiga suur või ulmeline unistus. Võib-olla kuskil seal ajusopis, kuskil taga-taga, kaugel-kaugel oli see mõte, aga mitte väga aktiivselt. Aga kelleks sa saada tahtsid lapsena? Juuksuriks, Juuksuriks. hoopis Mina tahtsin praktilisem. näitlejaks saada, aga absoluutselt õnneks ma ei saanud. Miks õnneks? Ma arvan, et ma oleksin midagi muud tehes parem. Aga ma näen, et sa oled õppinud loovkirjutamist, et sa siis ikkagi selle kirjutamise juurde jõudsid üsna varakult ja kuigi sa ei julgenud kirjanikuks saada kohe päris alguses, siis see ikkagi tõmbas. Jah, kindlasti see tõmbas, aga oligi see tegelikult ju probleem, et ega Eestis me ei saa niimoodi ülikooli tasemel siis loovkirjutamist õppida. Aga kuna mind ikkagi tõmbas sinna poole, siis ma otsustasin uurida võimalusi. Ja üks võimalus oli Ameerikas nagu minna vahetusüliõpilaseks, sest seal on päris head programmid. Ja teine siis Londonis avanes mul selline võimalus ka nagu magistri tasemel isegi õppida loovkirjutamist. Mm, Kas, nojah, selles mõttes, et ma mõtlen, et Eestis, kui sa tahad kirjanikuks saada, siis sa tõenäoliselt õpid filoloogiat, võib-olla kirjandusteadust ja siis sealt kõrvalt kuidagi, noh, see on see justkui loogiline tee. Kas sa oskad võrrelda äkki seda haridust, et kui sul on selline kogemus välismaal õppida päris kirjutamist või? Ja, ma mõtlengi, et kui õppida kirjandusteadust, siis sa õpid analüüsima kõiki neid teoseid, aga sa ei vaata neid nagu kirjanikuna, sa vaatad neid ikkagi teadlase vaatenurgast. Selles mõttes oli ikkagi väga silmi avardav see õppimine näiteks siis USA-s, mis minu jaoks oli hoopis teistsugune kogemus kui Eestis õppimine. Eestis on meil väga teoreetiline ikka kogu see õpe, aga Ameerikas oli nagu, mul oli selline tunne, et ma olen keskkoolis tagasi vahepeal, sest meil olid kogu aeg kodused ülesanded, meil märgiti puudumisi ja anti hästi palju ülesandeid ja sa saadki siis läbi selle praktika ja kõiksuguste diskussioonide seal tunnis ka, saad nagu minu meelest päris tugeva aluse, arusaamise, kuidas nagu tekste luuakse ja meil olid siis ka workshop'id, mis tähendas seda, et igas tunnis või loengus me arutlesime siis ühe inimese teksti üle või kolme inimese teksti üle, aga ikkagi sa võtad nagu väga põhjalikult ühe teksti ette ja analüüsid neid plusse ja miinuseid, mida saaks paremini teha, mida võiks ära võtta, et see on ülikasulik tegelikult kõigile kirjanikele. Et sellest ma kindlasti tunnen ka praegu puudust, et oleks selline võimalus, kus saaksidki kirjanikud kokku tulla ja üksteise tekste nagu nii-öelda paremaks siis teha. See oleks hästi lahe. Jah, see kõlab tegelikult väga ägedalt, sest ma ise tunnen samast asjast puudust. Kust sinu inspiratsioon lugudeks tuleb? Et noh, sa ütled, et sul olid neid koduülesandeid, ma saan aru, et need on siis sellised kirjutamispromptid, eks ole? Just, ja et pidevalt anti mingeid asju, eks sa pead ikkagi kaevandama seal oma elus ja minu inspiratsioon tulebki põhiliselt elust ja inimestest, keda ma kohtan. Ma muidugi üritan elada ka sellist elu, et ei oleks igav, sellepärast ma reisin nii palju ringi, elan igal pool uutes kohtades, panen ennast igasugustesse ka väga ebameeldivatesse olukordadesse, sest ma tunnen, et sealt sünnivadki need lood. No näiteks, kui ma siin praegu Bulgaarias elan, see on fantastiline koht, kus kohast leida erinevaid tegelasi. Ma kohtan inimesi, keda ma võib-olla, arvatavasti ei kohtaks, kui ma oleks Eestis, väga erinevatelt elualadelt, erinevas vanuses ning jah, satun huvitavatesse situatsioonidesse, et võib-olla ma ütlekski, et see ongi üks selline nõuanne kirjanikele, et üritada siis kuskilt oma mugavustsoonist välja minna ja proovida nii palju seda maailma kogeda, kui vähegi võimalik.
just järgmine küsimus oleks see, et kuivõrd su oma elu ja kogemused mõjutavad, aga ma juba saingi sellele vastuse. aga ma siis nimetaksin ära ka, et sinu see noortekirjanduse teos, Viimane päikesetõus, mis ilmus eelmisel aastal, et see on Indoneesiast, kus sa oled elanud, ma saan aru, 1,5 aastat. et kas see on ka päris selline elust enesest kirjutatud teos? jah, see on üsnagi elust maha kirjutatud. See küll kõik ei juhtunud minuga või ma kuidagi nagu sulatasin siis sellesse peategelasse enda kogemuse ja ühe oma sõbranna kogemuse kokku. Ja niimoodi tekkiski siis see peategelane Saara. Aga jah, väga paljud asjad, mis seal juhtusid, ma ütleks, kõik tegelased, kes seal olid, on tegelikult päriselust maha kirjutatud. Ma arvan, et võib-olla see ongi minu tugevus kirjanikuna, et ma oskan siis elust kirjutada. Võib-olla väljamõtlemine on minu jaoks keerulisem kui elust maha kirjutamine nii-öelda. Kas sul on kirjutajana ka mingid sellised lemmikteemad, mida sa tahaksid põimida igasse juttu või üle jutu erinevatesse kohtadesse või mille juurde sa järjest tagasi jõuad? See on nii hea küsimus. See paneb mind kohe mõtlema. Lemmikteemad. Ma arvan, hetkel on see ikkagi olnud selline nagu iseenese leidmise temaatika, et kes ma olen, kust ma nagu tulen või mis on see minu ülesanne siin maailmas, siis noh, nagu selle viimase päiksetõusugagi, Saara põhimõtteliselt otsis ju enda kohta või enda inimesi ja see on hästi huvitav minu jaoks nii elus kui kirjanduses, et kuidas me ikkagi leiame enda ümber need inimesed, kellega meil tekib selline kontakt, et tihtipeale me leiame nad ju täitsa teisest maailma otsast. Näiteks oma eelmise siis elukaaslasega ma kohtusin Indoneesias ja noh, ongi siis armastuse pärast pidin sõitma teisele poole maakera põhimõtteliselt. et, et see on põnev, kuidas tekib niimoodi kultuuride üleselt ja üldse, kuidas me siis kohtame nii sõpru kui siis partnereid elus või üldse inimesi, kellega meil tekib mingi side, et see on hästi põnev teema minu jaoks. eneseleidmine, jah, see tundub olevat selline ammendamatu, ma just mõtlesin, et kas sul on äkki mõned sellised teemad, et sa kirjutad ta paar, kolm, neli, viis, 10 korda läbi ja siis tundub, et sa oled nagu jõudnud põhjani ja liigud edasi. aga see vist on selline ammendamatu täiesti. jah, ma võib-olla ühel hetkel tuleb see põhi ka, et oma luuletustes näiteks ma kirjutan hästi palju ka erinevatest kohtadest või kohal ja atmosfääril on oluline osa. Et see tegevuspaik pakub mulle ka väga palju huvi näiteks, et mis rolli see jälle mängib meie eludes, et kus me parasjagu oleme. Aga samamoodi ammendamatu, ega võib igavesti minna. Et eks tulebki vist seda oma sisetunnet järgida ja liikuda sinnapoole, kuhu sind siis nagu kirjutajana tõmbab. Et näiteks ka minevik on hakanud mind tegelikult huvitama, et minu vanaema lood, et kustkohast jällegi, kust ma siis tulen või et vaadata nagu minevikku, pöörata, et kuidas elasid naised näiteks üldse vanasti, et missugused raskused neil tuli siis nagu läbi elada ja kui erinev oli elu tegelikult siis ja praegu, kõik need mõtted, võimalused. Jah, kirjanikuna ja kunstnikuna ja üldse loovinimesena on sul tegelikult see privileeg, et sa saad tegeleda just sellega, mis sind huvitab ja see on hästi lahe. No, seda vist võivad kõik, aga kes seda kasutab? aga millised tekstid sind kõnetavad või millised on olnud sinu lemmikraamatud või filmid või muusika? ma saan aru, et noh, loovinimesena inspiratsioon tuleb igalt poolt. Mhm. jah, kindlasti igalt poolt, aga ma mõtlengi nüüd lemmikraamatud. Ma mingil hetkel avastasin Türgi kirjanduse enda jaoks. Neid ei ole vist eesti keelde veel tõlgitud, näiteks Elif Shafak ja Elif Batuman. Mõlemad siis sama eesnimega autorid ja kuidagi on suutnud mind kõnetada nende teosed, et üks kirjutab võib-olla rohkem siis Istanbulist, mis on üks mu lemmiklinnasid ja teisel on üks raamat pealkirjaga Idioot, mis on hästi põnev ka, sest et just samamoodi, et ühe siis noore tüdruku elu algus ülikoolis, võib-olla see esimene semester, see, kui segaduses ta oli, kuidas ta ei saanud aru
nagu üldse, mis toimub või kuidas, noh, me ju kõik elame esimest korda alguses ja kuidagi et üldse sellest elust midagi aru saada, mulle tekkis kohe väga sihuke selline tunne, et oh, ta täpselt mõtleb nii nagu mina. Ja siis ma mõtlen veel, mulle üks raamat meeldis väga, ma ei mäletagi, millal see välja tuli, paar aastat tagasi äkki, on Homme, 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 aga ma ei mäleta seda autorit praegu. rääkis see siis kahest sõbrast, kes hakkasid tegema arvutimängu koos ja üliäge raamat minu meelest, sest et jah, võib-olla ma mainin enne, aga sõprus on ka üks oluline teema minu jaoks, et kuidas peab sõprus siis ajale vastu ja ka noh, selles raamatus ka distantsile ja kuidas ta peab vastu sellises olukorras, kus kohas sõbrad hakkavad koos midagi looma, koos tööd tegema. ja noh, paratamatult on sul ebaõnnestumisi, õnnestumisi, aga inimesed on alati ju noh, me ei ole keegi ideaalne, ikka meil on mingisugused oma probleemid, mida me toome ka siis sinna töökeskkonda kaasa, kuidas need probleemid selles raamatus siis ületatakse või mitte. et minu jaoks on see kõik hästi-hästi põnev ja hästi huvitav raamat, mis hoidis mind viimaste lehekülgedeni nagu täiesti oma kütkes põhimõtteliselt. väga hea, ma lisan selle oma lugemisnimekirja. aitäh. Huvitav. Kas sulle tundub, et noortele kirjutamine on kuidagi teistmoodi kui kirjutada täiskasvanud inimesele või noh, selles mõttes, et young adult vist läheb kuni 26. eluaastani, aga sealt edasi siis? jah, kindlasti on teistsugune, sest et sa pead ikkagi kuidagi minema tagasi sinna eluperioodi, kus, kus sa nagu, kus sa olid noor. ja, ja nagu ma ütlesin, siis kogu aeg ju elu läheb edasi, eks ju, kõik noorte asjad ja nende huvid ja nende mõttemaailm areneb ju edasi. et mul on küll selline tunne, et inimesed, kes praegu on 20-ndate alguses, on kuidagi juba hoopis teistsugused kui need, kes näiteks mina olin 20-ndate alguses, et aga jah, selles mõttes, sellepärast ongi vist hästi põnev, kui sul on nii-öelda sõpru ja tuttavaid väga erinevas vanuses. ma mõtlesingi just ükspäev sellele, et kuidas minu tutvusringkonnas tõesti, noh, mu lähedased sõbrad on alates 20. eluaastast kuni 60. eluaastani, et see on täiesti niisugune suur, väga suur vanusevahe. aga ja ma ei teagi, kuidas ma selle kõik kokku võtan. et seal on kindlasti erinevuseid. aga samas ma arvan, et ei tohiks kirjutada noortele kuidagi teistmoodi, et hakata neid kuidagi õpetama või mida iganes, et tegelikult peame ikkagi lähenema inimesele kui inimesele, et noh, seda öeldakse ju lastekirjanduse puhul ka, et ikkagi lapsega rääkida samamoodi nagu täiskasvanuga, et mis seal ikka nagu väga teistmoodi teha. ühesõnaga, ma saan siis aru, et tegelikult noortekirjandus sinu jaoks tundub olevat selline, kus nagu tunnete ja karakterite ja teemade variatsioon on see kõige suurem. et noh, need on nii väga erinevad, et mida sellistest nagu klassikalistest täiskasvanute teostes enam ei ole. et siis inimesed on nagu maha rahunenud natukene ja kuidagi sellised noh, teistsuguse perspektiiviga. jah, võib nii öelda küll, sest et tõesti me ju kogeme kõiki asju siis seal kuskil 20-ndate alguses esimest korda, noh, esimene kodu võib-olla, esimene päris töö, esimene armastus, kõik need asjad on sellised, kus puudub eelnev kogemus, et tuleb täiesti hüpata pea ees sisse ja need emotsioonid on tugevamad, arvatavasti küll, kuigi oleneb inimesest. sa oled kirjutanud noortele, milline on sinu meelest noortekirjanduse roll? et kas seda peab üldse olemas olema, et siin on aeg-ajalt seisukohti, et noortekirjandus on selline mõttetu ja miks nad siis ei loe nagu päris inimeste raamatuid, kui nad enam lasteraamatuid lugeda ei taha. et mis sinu seisukoht selles küsimuses on? minu jaoks on noortekirjandusel väga oluline roll just selle jaoks, et tuuagi siis teismelised võib-olla lugema ja noored inimesed, sest et tõesti, et ega me ei hüppa sealt Karlssoni juurest kohe klassikute juurde, et see vahepealne etapp on väga oluline, et keegi räägiks sulle
just nagu noore inimese perspektiivist ja sinu muredest ja rõõmudest. ma mäletan iseennast, kui ma olin 13 ja me pidime lugema Camus'd ja no ma ei suuda panna ennast sinna 40-aastase mehe nagu siis kehasse, eks ju, see on üliraske, ma ei saa tema probleemidest aru, see ei seostu minuga, sellel ei ole mitte midagi minuga tegemist. et ma tõepoolest tundsin puudust sellest, et olekski inimene, kes on ellu astumas, kes teeb olulisi nagu esimesi samme elus, kelle jaoks kõik on uus. ma tahtsin lugeda noorte inimeste kohta ja seda ei olnud väga palju kohustuslikus kirjanduses meist, see oli ülivähe, kui üldse midagi oli. Ega ma ausalt öeldes ei oskaks sulle ühtegi näidet tuua, mida me pidime seal lugema, eks ju. ma just mõtlen, et mina käisin 90-ndatel koolis, meil oli Kadri, kasuema ma lugesin niisama ja tegelikult ega väga ei olnudki neid. et just. ütleme, keskkoolis siis hakkasid juba ilmuma mingisugused, ma mäletan, ma lugesin Hirami Mõru maiku ja noh, mingeid selliseid, aga et nagu justkui ei olnud tõesti, et see on nagu vahele jäänud, vahele jah, jäänud. ja sul on täitsa õigus, et sellele vaadatakse nagu viltu, eks mu oma ema ka vaatas mu peale, et mis jama sa loed. aga noh, et miks me seda peame tegelikult jamaks kutsuma või siis, et, et see on lihtsalt teisele siis lugejale, et ja samas on ju ka palju täiskasvanud lugejaid, kes armastavad noortekirjandust lugeda, vähemalt välismaal, ma ei tea nüüd, kuidas Eestis sellega on, aga tegelikult hea noortekirjandus ju saab nagu kõnetada nii noori kui vanu inimesi. noh, minu raamatut luges mu vanaema ka ja luges huviga, et ei olnud niimoodi, et issand, mis jama see on, nii et noortele, et see ei pea ju sugugi olema halvasti tehtud ja ma arvan, et see on oluline nagu siis sihuke lävepakk või aste. aga see on kummaline, et see tundub selline ebaloogiline, sest et noh, justkui nagu kui sa trepi peal astud, sa ei ka võta 5 astet korraga, et sa nagu ikka teed mõned väiksemad sammud vahepeal, et sa nagu just. millegipärast tahetakse seda vahele jätta, jah. jah, et kindlasti on ka neid lapsgeeniuseid, kes kohe haaravadki väga tõsise kirjanduse järgi, aga enamus lapsi, ma arvan, ikkagist jah, areneb aeglaselt ja omas tempos onju, et ei ole kõik siuksed nagu geeniused. ma just mõtlen, et kui mina lugesin, siis mulle nagu tundus, et minul jäi puudu sellest, et noh, mina kogesin neid erinevaid tundeid ja emotsioone ja olukordi esimest korda ja kuidagi nagu noh, kui sa loed täiskasvanute kirjandust, siis noh, sellel on nagu teine suhtumine, nad on nagu noh, nende jaoks ei ole enam uus ja siis ma tunnen ennast kuidagi imelikult, ma nagu ei sobi, mis Mhm. mõttes, et nagu, just. et noh, see noortekirjandus, ma saan aru, annab sulle selle tunde, et sinuga on kõik hästi. jah, just, et ma olen normaalne võib-olla see on ka noh, minu jaoks oli kindlasti kuidagi selline hästi oluline, ma tundsin kogu aeg, et ma ei sobitu siia ühiskonda või kuidagi ma olen teistsugune ja mul olid igasugused nimekirjad tehtud, kuidas ikka olla normaalne ja niimoodi, et nagu teised. ja kui sa tõesti loed seda noortekirjandust, ma täiesti nõustun sinuga, siis ongi, sa saad aru, et nii nagu sa mõtled, nii ongi okei okay., kõik tunnevad ennast ebakindlalt. me lihtsalt ei näita seda välja. kõigi jaoks on kõik asjad uued, kõik kogevad tegelikult natuke neid sarnaseid asju, ma ei tea, reetmist või armastust või viha ja kuidas me tegeleme nende tunnetega, suhted vanematega, see on selline, jah, sa oled vähem üksi siin maailmas, kui sa loed noortekirjandust. missugused elemendid peavad sinu jaoks olema heas loos sellises, mis nagu hoiab sind viimaste lehekülgedeni kinni? jälle nii hea küsimus. ma arvan, kindlasti minu jaoks on oluline autori võime siis luua see atmosfäär või see maailm, kuhu ma tõesti sisenen, et ma kujutangi vahel seda ette, et sa läheksid nagu arvutimängu sisse. kõik on reaalne, kõik tundub nagu päris ja põnev ja sa tahad seal uurida. siis loomulikult hea tegelane, kes ei ole liiga must ja valge, liiga ideaalne, vaid kellel on mingid omad veidrused, mingid asjad, kes kuidagi on selline tavalise inimese moodi ja tavalist inimest võib-olla ongi kõige keerulisem kirjeldada, sest et ta ei tohi jälle olla tavaline, eks ju, et seal peab olema midagi, mis selle inimese juures sind huvitaks siis lugejana. sa nagu tahad minna tema sisse. kuskilt ma kuulsin väga head mõtet selle kohta, et mis on üldse
kirjandus või milleks me raamatuid loeme. tegelikult raamatud on ju nagu uks kellegi saladustesse. põhimõtteliselt keegi räägib meile oma saladusi ja oma kõige nagu sügavamaid mõtteid elu kohta. ja võib-olla see hoiabki lugemas, et sa tõesti saad ühele inimesele nii lähedale, mis sest, et see inimene ei ole päriselt, ta ongi tegelane, aga, aga täitsa saadki siukse osa nagu tema sügavusest, hinge sügavusest siis. kuidas see lause oligi, et inimene, kes loeb raamatuid, saab ühe elu jooksul elada tuhandeid elusid. just. See mõte. ja see on hea ja kirjanikuna ma tunnen sedasama, et mul on võimalik täiesti pannagi kellegi teise kostüüm selga ja minna ja avastada maailma hoopis läbi teistsuguse vaatepunkti kuidagi. et See on siis nagu selline turvaline näitlejaamet, et sa ei pea minema püünele ja sa ei saa seda publiku halvakspanu ja tomateid kohe hoolega, vaid sa saad olla rahulikult oma kodus ja tõmmata selga kellegi teise naha ja etendada ühte või teist rolli. Ma ei ole kunagi nii mõelnud, aga päris huvitav. jah, täpselt, et seal arvuti taga on ju üsna ohutu sinna võib ilusasti peituda, aga samas see ikkagi kirjanikul on hästi oluline ka see publiku reaktsioon, et tegelikult need tomatid on ka vajalikud või siis see aplaus, et noh, aplaus ongi, et ühelt poolt siis tõukab sind takka, et edasi kirjutama ja tomatid siis panevad mõtlema, et kust saaks paremini või mida veel teha teistmoodi. Me oleme tavaliselt selle intervjuu lõpetanud sellega, et ma palun anda mõned sellised nipid inimesele, kes ei ole, kes tahaks saada kirjanikuks, aga hetkel ei ole veel midagi valmis kirjutanud või on kirjutanud sahtlisse. kas sa oskad anda nõu, et kuidas saada kirjanikuks? No rohkem kui et minna USA-sse loovkirjutamist õppima. jah, see ei ole kindlasti ainuke võimalus, aga kui selline võimalus avaneb, siis ma kindlasti väga soovitan, sest jällegi, et ei ole nii, et seal on üks kursus, seal võid valida kohe väga mitme kursuse vahel. aga mida siis siit Eestist saaks teha, on kindlasti üks, mida ma soovitan, leida enda ümber inimesi, kes kirjutavad, teisi kirjanikke, luuletajaid, inimesi, kellel on sarnased huvid ja hoida neid inimesi enda ümber, sest et üksteist toetades, üksteisega nagu mõtteid vahetades, te saate ka üksteist julgustada, et minnagi lavale luuletust lugema või näidata üksteisele oma tekste, see on juba alguses minu meelest hirmus. teine asi, mida ma soovitan, on selline klassikaline, et võttagi iga päev see pool tundi näiteks ja kirjutada. et kirjuta ükskõik mida, isegi kui sul ei ole seda mõtet, hakka kuskilt otsast pihta, niimoodi need mõtted tulevadki. ja kolmandaks, ükskõik mis mõte sul tekib, pane see kirja. tee endale mingi fail arvutisse, kus sul ongi erinevate lugude mõtted, raamatute mõtted, luuletuste alged või katked ja kuhja need kõik sinna kokku ja alati, kui sa selle faili avad, siis sa saad need ideed uuesti läbi käia ja kui mingist ideest tekib see säde, et sa nüüd tahadki kohe kirjutada. sul on see suurepärane eelis, et sa tõesti oled nagu õppinud kirjutamist ja loovkirjutamist, et äkki sealt on mõned niisugused head ideed. noh, seal tundides tegelikult meile räägiti pigem spetsiifilisi asju, kuidas teksti üles ehitada. aga üks soovitus, mis mulle on meelde jäänud, oli see, et kirjuta seda, mida sa ise lugeda tahad. ehk siis, et kui sind huvitavad näiteks, ma ei tea, klassikalised vene romaanid, siis kirjuta seda. kui sa oled rohkem ulmeinimene, siis ära nagu punnita midagi muud, hakkagi seda ulmet tegema, onju. et leia lihtsalt see oma asi, mis sind kõige rohkem huvitab ja siis hakka sellest kirjutama. põhimõtteliselt see on üks asi, mis mulle on siis sealt meelde jäänud, et sa ei pea nagu kellelegi midagi tõestama või midagi muud tegema, mis sinu endaga ei siis resoneeru. et leia see oma asi. kuidas sa selle toimetaja oma peas kinni paned, selle häälekese, mis ütleb, et teada, Anette, see, mis sa kirjutad, on täielik jama. ära kirjuta, kedagi ei huvita, mida sa kirjutad. kuidas sa sellest vastikust häälest lahti saad? sellega on nii, et jah, ma ei tea, kuidagi ma suudan ta kinni keerata, kui ma kirjutan. võib-olla ma luban lihtsalt ka kirjutada endale igasugust
jura, et nagu ma enne ka vist rääkisin, et siis ma panengi vahel lihtsalt taimeri käima ja ütlen endale, et okei, pool tundi ma kirjutan, ükskõik mida ma kirjutan, kõik on okei. Ja tavaliselt on nii, et kui ma seda kohe läbi ei loe, vaid kui ma jätan selle näiteks järgmiseks päevaks ja loen seda järgmisel päeval, siis ma olen üllatunud. Oh, ei olnudki nii hull. Ehk siis, et ma arvan, et see toimetaja hääl on hästi segav, siis kui me teeme tööd, aga ta kuidagi kaob ära järgmiseks päevaks. et, et noh, jah, mul ei olegi soovitust, lihtsalt ära kuula seda toimetajat, et vahet pole, mida ta seal seletab, et küll tegeled temaga homme. nojah, eks see tegelikult ta mingis etapis on ju kasulik ka, aga jah, tõesti muidu, kui sa jäädki seda tühja ekraani või tühja paberit vaatama, siis see on selline keeruline. ja vist siis see ka, et parem on valmis, kui et täiuslik, ma saan aru. Ja et luba siis endal olla algaja ja ebatäiuslik ja mõtlegi nii, et vahet pole, kirjutan nii nagu tuleb, tuleb, mis tuleb. Et ei pea ideaalne olema, et ei ole ju nii, et sa kirjutad selle valmis ja siis umbes kohe trükitakse. ei, sa võid sinna tagasi minna, sa võid selle ümber teha, sa võid selle ära kustutada ja järgmise asja kirjutada. sa võid ükskõik mida selle tekstiga teha pärast. et esimene mustand, see on kirjuta nii nagu torust tuleb põhimõtteliselt, kõige parem soovitus. aitäh, selle mõttega ma arvan, et me võimegi täna lõpetada. suur tänu sulle. nägemist. aitäh, head aega.